nädal turgudel kätte on jõudnud 29. nädal, aasta on 2024, minu nimi Ikka Urmas, täna on esmaspäev 15. juuli ja enne kui vaatame, mis eelmisel nädalal toimus turgudel, siis tuletan ikka meelde, et kui sa veel seda teinud ei ole, siis telli ka meie kanalit, seda saad teha täiesti tasuta ja lülita sisse ka märguanded, nii jõuavad sinuni ka uued postitused kiiremini ja vajuta seda like-nuppu ka, kui see sisu sulle meeldima peaks. Küsimused ja kommentaarid samuti ikka oodatud, kas e-kirja teel või siia video alla. Aga nüüd siis asja juurde, et eelmine nädal pakkus siin päris palju jällegi infot, et mis nagu esimesena silma jäi, et Ühendriikide väikeettevõtete kindlustunne on siis hakanud oluliselt tõusma, jõudes juunis 6 kuu kõrgemale tasemele lausa, jah. Ja see optimismi indeks tõusis ka 91,5 punktini. Et siis põhimõtteliselt väljavaade on justkui nagu parem, siiski püsivad seal mured inflatsiooni ja kõrgemate laenukulude mõju üle. Powell on siin ka märkinud ju, et tööturg ei ole enam nii tugev, kui ta võiks või paistis eelnevalt ja ka majandus ei ole enam nii üle kuumenenud. Eks sealtki paistab see, et võimalik intressikärbe ikkagi tuleb see aasta. Tõenäoliselt ikkagi septembris, mitte nüüd enne suvepuhkust siin. Inflatsiooni indikaatori näitasid ka mõningaid julgustavaid märke, et see CPI langes siis juunis 0,1% punkti võrra kuust ja aastase inflatsiooni määra tõi siis 3%-ni. Ja tööturg püsib siin ikka tugev, et hooajaliselt korrigeeritud esmaste töötushüvitiste arv oli siis 222 000 seal nädalal, mis lõppes 6. juuliga. Et see vähenes nüüd eelmise nädalaga 17 000 võrra, kuigi need numbrid on nüüd sesoonselt nii-öelda korrigeeritud ja tuleb olla ettevaatlik, et neid ikkagi kohandatakse seal vahepeal ja esialgsed numbrid ei pruugi olla kuigi täpsed ja tõesed. Et ka kerge manipulatsioon seal nende numbritega käib, kui pärast järgi vaadata. Kinnisvaraturul jätkusid ka siis hüpoteeklaenude refinantseerimise taotluste langused, ehk siis vähenes see eelmisel nädalal 2%, et see on 4. järjestikune langusnädal nüüd. Vaatamata sellele, et siis majaomanikel on ligi 17 triljoni dollari väärtuses oma kapitali, nii et see turg on päris suur, aga ei taheta enam hüpoteeke võtta peale, sellepärast et intressid on ju suhteliselt kõrged osas. Ja siinpool Atlandi ookeani siis Ühendkuningriigid, nende majandus näitas veidi tugevust, kasvades mais 0,4%, mis tegelikult oli kahekordne määr oodatust. Ja seda kasvu vedasid siis eelkõige jaemüügi ja ehitussektori tugevad tulemused. Ja eelmine nädal, ega me ei saa sellest üle ega ümber, nüüd siin nädalavahetusel siis tehti endisele presidendile Donald Trumpile siis atentaadikatse. See kindlasti mõjutab ühest küljest valimisrallit seal, aga teisest küljest see võib ka mõjutada nüüd siis finantsturge. Hetkel tundub, et turud on väga positiivselt meelestatud ja kuidas see nädal võiks välja kujuneda, seda saab siis vaadata juba meie Patreoni kanalil, seal on uue nädala prognoosid ka üleval, et kasutage seda võimalust ka kindlasti. Eelmise nädala tulemustest aga rääkides algas ju uus tulemuste hooaeg ja pangad nagu ikka esimeste seas, kes siis tulemusi jagavad ja mis siit silma jäi. JP Morgan siis ületas ootuseid, et kasumaksja kohta kasvas lausa 25%, $6,12. Citigroup samuti väga tugevate tulemustega, et sealgi kasumaksja kohta siis 1,52, oodati $1,39 aktsia kohta, nii et vägagi head ja käive ka kasvas siis oodatust enam. Wells Fargo kukkus küll peale siis majandustulemusi, et seal jäid ootused natukene
natukene alla. Mis veel jäi silma? PepsiCo ka siis tuli tulemustega välja, see küll pangandussektorist väljas, aga siiski hoiame silma peal, et see aktsia siis tõusis minu meelest, kui ma ei eksi nüüd peale majandustulemusi. Korraks vaatame reaalset graafikut, et mis siit siis tegelikult tuli. Et tulemused olid päris head ja hind tõesti kosus peale majandustulemusi päris ilusti. Et ja majandustulemused olid head, jah, tõesti. Circa 5,62% tuli siit üllatust. Nii et jah, siin oli ilus toetuspind ka muidugi all, et ta käis ja katsus seda põhja siin peaaegu ära ja siis hakkas ülespoole liikuma. Niisiis, aga mis veel uudistest silma jäi, et John Deere ehk siis sümbol DE on andnud teada, et nemad siis koondavad ligi 600 töötajat oma USA tehastest ja liiguvad siis hoopiski Mehhikosse, jah, oma tootmisega rohkem. Tesla turuosa nüüd ka langes esimest korda alla 50%. See on nüüd siuke ajalooline, et sealt on teised suuremad nagu GM ja Ford ja ka Hyundai on võtmas nagu turuosa ära siis Teslalt, jah. Ja Tesla aktsia ka kukkus siin neljapäeval päris tugevasti, et sealt tuli see lagi justkui nagu ette, nagu ma arvasin, et seal on niisugune vastupanu oli ees ja tuli siis sealt ka uudis, et nende Robotaxi esitlus siis on lükatud augustist oktoobrisse sootuks, nagu arvata võis, et sealt läheb ikka aega sellega, et need asjad ei kipu minema alati plaanide järgi. Ja nii ta siis on, aga samas tuli Tesla siis välja uue Model 3 variandiga, mis on $5000 odavam kui eelmine ja see on siis ainult tagaveoline väidetavalt, jah. Retailist ka veidi uudise, Costco siin on otsustanud oma neid tasusid tõsta üle hulga aja, et viimane tõus oli siin 2017 ja Walmart siis tuli ka uudistega välja, et nad on automatiseerimas oma distributsioonisentroid või keskuseid, et need lähevad siis peaaegu täisautomaatseks, et jällegi kulusid kokku hoida oma siis selles toiduainete äris. Krüpto koha pealt ka natuke uudiseid, et MicroStrategy ehk siis MSTR, mis on suurim Bitcoini nii-öelda haldaja või hoidja praegu, otsustas siis välja tulla 10-1 splitiga ja aktsia hind selle peale tõusis lausa 6%. Ja veel krüptost nii palju, et Saksamaa valitsus on siin viimasel ajal sadade miljonite eest müünud Bitcoini, mis on siis konfiskeeritud vara olnud. Ja see on olnud üsna suur müügisurve ka tegelikult Bitcoini turule, nii et võib-olla sealt siis see suurem langus ka aset leidis, et praegu on hakanud Bitcoin näitama veidi tugevust, aga sellest juba lähemalt õige pea. Et vaatame siis USA turge ka siin, mis siin välja paistis, et nädal oli suhteliselt ilus tõusunädal. Neljapäev oli selline huvitav situatsioon, kus tegelikult suuremad indeksid kukkusid, ehk siis top heavy andis natuke järele, aga samas small caps tegi väga tugevat tõusu selle nädala lõpus jällegi. Nii et asjad on hakanud natukene balansseeruma, et kui siit vaadata näiteks Russell 2000, et siis small caps näiteks tegi väga suure hüppe üles siin nädala lõpus, et tõepoolest see fookus on hakanud nüüd liikuma selles suunas, nagu arvata võis, et see sektorite rotatsioon hakkab aset leidma ühel hetkel. Et tasub hoida silmad lahti, et kui me vaatame siin sektoreid, siis endiselt tegelikult kaks tugevamat sektorit nädala jooksul, mis outperformisid pikas vaates, on olnud tehnoloogia ja siis uuena tõusis nüüd esile consumer discretionary, millest ma olen siis rääkinud, et need tarbijakaubad.
et kommunikatsioon kukkus sealt praegu välja, aga veel, mis siis pead tõstsid, oli näiteks industrials, ehk siis tootmine ja veel tõstis pead materjalisektor üsna tugevalt. Kuigi nad ei outperformi praegu keskmiselt S&P-d, aga siiski tegid väga tugeva tõusu. Ja viimasel on veel tooks välja siis tervishoiusektori ka, et see näitas ka väga head tugevust siin nädala jooksul. Finantsid ka, loomulikult kui tulemused on olnud nii head, siis praegu on finantsid olnud üsna ilusas sõiduvees, aga siiski nad on sellises külgliikumises olnud, et siit nii teravat tõusu praegu välja ei paistnud. Insiderite koha pealt nädal oli väga vaikne, selles mõttes, et midagi olulist siin välja ei tulnud, suuremaid piike näha ka ei olnud. VIX endiselt püsib väga madal, turg on väga stabiilne ja nagu me teame, sesoonselt me oleme kasvutsoonis ikka endiselt, üks tugevamaid siin aasta jooksul. Kui päevade lõikes vaadata, et see nädal iseenesest teisipäev on olnud selline 16. on olnud suhteliselt kehva päev läbi ajaloo, aga nädala teine pool siiski üsna tugev. Ja kui vaadata nüüd üldist sellist nädala fooni siin ajaloo jooksul, et siis pigem on ikkagi kasvu poole, aga võib-olla pikemas plaanis on olnud kasv suurem kui siin lühemas plaanis, et viimase 5 aasta jooksul siis circa 60% aastatest on olnud tõusuaastad. Et natukene juba tasub olla ettevaatlik, et mitte kõik sektorid ei liigu praegu ühtlaselt ülespoole, et selles mõttes turg on hakanud vaikselt korrektsioone näitama. Ja see tugev juulikuu algus, nagu me siin eelmine nädal ka rääkisime, on ajaloos väga hästi välja paistnud, et kuu lõpp pigem on selline tagasihoidlikum tavaliselt olnud. Vaadata siin suuremaid kommertspositsioone, siis siingi on tegelikult natukene olnud müügisurvet siin nädal aega tagasi, eelmine nädal mitte nii väga, aga siiski varahaldurid ja institutsionaalsed positsioonid on olnud kasvu teel. Astroloogiliselt, mis see nädal meile toob, et täna on meil siin see Marsi-Uraani konjunktsioon, mis väga palju erinevaid sündmuseid esile toob ja see sattus ka sellesse atentaadikatse aega, et vaatame, mis siis finantsturud selle peale siin ütlevad, aga praegu tundub, et nädal võiks olla siiski pigem positiivse fooniga siit edasi ka. Ja kui vaadata Blackbox mudelit siin USA turgude puhul, et siis ka siin näitab väga tugevat tõusu, et võib-olla järgmine nädal juba hakkavad asjad muutuma, aga sellest siis juba nädala pärast. Eelmise nädala siis prognoos, mis sai välja käidud Patreoni kanalil, kuidas ta tegelikult siis paika pidas, võib-olla mitte nii ideaalne, et kuna teatud hetkedel need asjad hakkavad nagu invertima, ehk siis hakkavad pahupidi pöörama, siis need prognoosid ka on väga raske on neid õigeks saada, aga pöördepunktid enamasti siis ikkagi peavad paika, et kui neid suuremaid olulisi sõlmpunkte siin vaadata, siis need on enam-vähem korrektsed olnud. Ja kulla puhul sama story tegelikult, et kulla foon oli positiivne ja selles mõttes võib selle prognoosiga nagu väga rahule jääda. Ja nädala prognoosid siis leiate ikka meie Patreonist, patreon.com/turu trendid. Mis siis uuelt nädalat oodata, et siin on üht teist, et Jeremy Powell võtab täna sõna taas kord ja erinevad Fedi ametnikud ka muu hulgas, et hoiame jälle silma peal nendel asjadel, et mis väljavaated meil siis sealt võiksid tulla. Tulemuste hooaeg jätkub ka siis keskendudes siis suurematele finantsasutustele jällegi, et Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley on siis suuremad, mis siin välja tulevad, ka American Express näiteks, BlackRock, kui me ei eksi, et ja siit siis veel teisi ettevõtteid ka nagu TSM ja siis Johnson & Johnson ja Netflix on suuremate ettevõtete seas. Amazoni Prime Day on ka aset leidmas, mis siis on selline iga-aastane e-kaubanduse
võib-olla üks suuremaid müügisündmuseid, nii et tasub ka seal silma peal hoida, kas nüüd läheb nii hästi või milline on siis tarbijate meelestatus üldse. Ja loomulikult siis vabariiklaste konverents on aset leidmas, kus siis presidendikandidaat Donald Trump ka esineb peale seda nädalavahetuse sündmust, nii et tõenäoliselt annab see tugevat fooni siis tema edasisele kampaaniale ka, millega ta siis sõna võtab. Aga veel, kui vaadata siin suuremaid ettevõtteid, mis võib-olla tulemustega siin välja tulevad, Interactive Brokers võib-olla siis, mis siit veel silma jääb, Domino's Pizza, eks ole. Mis siit veel jääb silma, American Express juba sai mainitud, Autoliv, ühesõnaga neid on siin päris palju, et hooaeg käib täie hooga praegu. Ja vaatame siis reaalsetele graafikutele ka peale, et S&P pöördepunktidest nii palju, et see eelmise nädala kolmapäev sai siis tipuks, siit tuli korrektsioon peale, samas reedel jällegi hind kosus uuesti. Et vaatan, kas siit paistab järgmine ka. Järgmine pöördepunkt on meil siis selle nädala kolmapäeval 17. Vaatame siis, kas hind nüüd otsustab korrigeeruda sinnamaani või läheb hoopis üles või see pöördepunkt ei pea paika. Eks siin on variante erinevaid, jällegi jälgime lühemaid aja vaateid, et aru saada, kuhu suunas see turg võiks liikuma hakata. Kui vaadata nafta liikumist, siis nafta prognoos on olnud vägagi 5+, et kui siin eelmine nädal me saavutasime selle põhja täpselt seal, kus ta pidi olema, kolmapäeval prognoosi järgi ja uus tipp oli reedel. See ka oli täpselt ette prognoositud. Et siin on niisugune tugev vastupanu ja praegu ootaks, et nafta hind võib-olla korrigeeruks kuni siis kolmapäevani 17. Nii et siin võiks olla uus põhi jällegi. Kulla puhul, kuidas siin läinud on, et ka see pidas väga hästi paika, et esmaspäev 8 oli siis järjekordne pöördepunkt, et need on siin väga hästi paika pidanud, sealt edasi hind tõusis kuni siis reedeni. Et nädal oli väga tugev tõusunädal ja nüüd see nädal võib-olla ootaks korrektsiooni tsüklite järgi kuni siis jällegi neljapäevani, neljapäev 18 on järgmine pöördepunkt ja reede on samuti oluline. Et siin võib tulla üsna äkilise liikumise nädal lõpus. Aga nädal võib-olla ise võiks olla niisugune natuke taanduv. Ja Bitcoinist rääkides, et siis Bitcoin on hakanud nüüd siin veidi tugevust näitama juba. Et see on üsna positiivne märk, nagu öeldud, see oli selline normaalne korrektuur hetkel ka tsüklite järgi. Tallinna börs püsib endiselt väga negatiivses foonis, et siin ei ole väga midagi, väikene niisugune toetuspind on hakanud siit formuleeruma, aga siiski foon on endiselt kahjuks negatiivne. Ja vaadates suuremaid ettevõtteid, siis Apple endiselt väga tugev, püsib, nii nagu see foon on olnud. Amazon veidi korrigeerus siin, et vaatame, kas see nüüd saab olema suurem korrektsioon, ikkagi pikem trend praegu tundub, et on ikkagi ülespoole mulle tundub nende prognooside järgi siin vähemasti. Google, nagu öeldud, see top heavy hakkas sealt natukene alla tulema nädala lõpus, et neljapäev oli üsna oluline päev, et hoiame silma peal, kui siit hakkab nagu suuremat nõrkust ikkagi tulema nendel suurematel, et siis me hakkame seda rotatsiooni ikkagi aina teravamalt nägema. Et tehnoloogiasektor võib hakata siis ala performima seda üldist S&P 500 sektorit teatud aja jooksul. Mis veel? Nvidia püsib tugev. Ütleme nii, et siin on ka libisevate keskmistega on päris ilus toetuspind all, et praegu veel ütleks, et ei ole hirmu. Meta küll sai esimese sükse punase päeva siin reedel, et
oleks natukene ettevaatlik, vaatame, kuidas see nädala alguses käitub, kui siit nagu läbi murrab sellest toetuspinnast, et siis ilmselt liigub veel allapoole. Netflix samuti on hakanud näitama juba suuremat nõrkust. Tesla puhul, nagu öeldud, et see vastupanu siin sai nagu määravaks, et siit hakkas see siin korrigeeruma, samas reede oli jällegi üsna tugev, et see neljapäev oli üsna tugev korrektsioonipäev. Hoiame silma peal. Endiselt PayPal, endiselt negatiivne ja Lululemon ka negatiivne, aga püsib siin selle toetuspinna lähedal. Nii et sellised seisud siis ja mis meil siin signaalide poolest, et viimane S&P signaal oli siin positiivne, mis tuli 2. juulil ja nii ta on sealt läinud, et praegu järgmine signaal on tulemas selle nädala reedest edasi, nii et praegu on foon ikkagi positiivne ja ka selles mõttes. Selline ülevaade siis, igal juhul mina soovin teile edukat nädalat, kohtume taas uuel nädalal, kui on küsimusi või ettepanekuid, andke aga tulla, kas e-kirja teel urmas@astroloogiaabi.ee või siis siia video alla näiteks, igati teretulnud ja jaga ka seda infot teistega, nii jõuab see ka laiemale massile. Igal juhul suur tänu ja edukat nädalat teile!